Marie Catherine Laveau arvatakse olevat sündinud 1801 aastal Louisiana osariigis New Orleansi Prantsuse kvartalis. Tema ema oli Marguerite d'Arcantrell, vabastatud ori, ja isa oli Charles Laveau sohipoeg. Tredu, maamõõtja ja poliitik, kellest sai New Orleansi linnapea. Mõlemad tema vanemad olid vabadvärvilised, kuid täpsed üksikasjad nende elude kohta pole teada, kuna säilinud dokumente on vähe. Mõned väidavad, et Marie isa oli jõukas ärimees, kellel oli oma istandus. Samas väidavad teised, et ta oli poeomanik. Et paremini mõista Marie Laveau elulugu, on oluline heita pilk tema esivanematele, samuti uurida erinevate kultuuride, tavade ja religioonide segu, mis mõjutusid New Orleansi alates selle asutamisest. Prantsusmaa koloniseeris ala, mis sai tuntuks Louisiana territooriumina aastal 1682. Sel ajal abiellusid paljud prantslased põliselanike naistega ning paljud jäid ellu vaid tänu põlisameeriklaste abile. Rohkem kui 30 aastat hiljem, 1718. aastal asutas Jean-Baptiste Lemonnier linna nimega La Nouveau-Orléans, mida tuntakse ka poolkuulinnana. 1722. Aastal sai New Orleansist Prantsuse Louisiana pealinn. Nii et loomulikult soovisid prantslased kasvatada ümbritseval maal põllukultuure, laiendada linna ja muuta koloonia võimalikult kasumlikuks. Kuid neil polnud selleks vajalikke ressursse ega tööjõudu. Selle tulemusena viidi tuhanded Lääne- ja Kesk-Aafrika inimesed oma kodumaalt ära ning saadeti New Orleansi sadamatesse, kus nad müüdi orjadeks. Just see juhtuski Laveau vanaemaga aastal 1743. Ta sattus võõrale maale orjusesse pärast seda, kui ta oli oma perekonnast ära röövitud. Umbes selle ajal muutusid prantslaste kehtestatud seadused, mida tunti Musta koodeksi nime all liberaalsemaks. See oli peamiselt tingitud sellest, et Prantsuse Louisiana oli saanud Hispaania territooriumi osaks. Pärast mitmeid aastaid kestnud sõdu piirkonnas leidis Prantsusmaa, et koloonia ülalpidamine on äärmiselt kulukas. Nii et 1762 aastal allkirjastati Fontainebleau leping, millega Prantsusmaa loogutas Louisiana Hispaaniale. Hispaania võimu all oli orjastatud inimeste kohtlemine veidi parem. Nad võisid oma vabal ajal töötada ja koguda raha, et oma vabadus välja osta, ning samuti lubati neil pühapäeviti minna väljakule ja tantsida Aafrika rütmide saatel. Lisaks lubati nüüd valgete meeste ja vabade värviliste naiste vahelisi abielulaadseid suhteid. Marie Laveau vaneema, Catherine, sündis orjuses mõned aastad varem. Ta osteeti lõpuks vaba värvilise naise ja eduka ettevõtja François Pommet poolt. Kuid tänu kõvale tööle suutis ta oma vabaduse välja osta ning kui ta oli 42-aastane, ehitas ta endale isegi armsa kodu New Orleansi Prantsuse kvartalisse, mis on linna vanim piirkond. Saint Anne tänaval asuv majake sai hiljem kuulsaks kui Marie Laveau, linna tuntud voodoo kuninganna kodu. Marie ema sündis samuti orjuses, kuid kuna ta töötas oma omanike heaks hoolsalt, vabastati ta juba 18-aastaselt. 1800 aasta oktoobris lõppes Hispaania võim New Orleansis ja Louisianas San Ildefonso 3. lepingu alusel. Selle lepingu kohaselt andis Hispaania impeerium Louisiana Prantsusmaale tagasi Palmeri hertsogiriigi vastu. Siiski otsustas Napoleon Bonaparte peagi, et ta ei hoia seda tohutut territooriumi endale. Revolutsioon Haitil ja suhete katkemine Ühendkuningriigiga viisid selleni, et ta müüs Louisiana äsja asutatud Ameerika Ühendriikidele 1803. aastal $15 miljonit eest. 1812. Aasta aprillis sai Louisianast ametlikult Ameerika Ühendriikide 18. osariik. Siiski, enne seda erines see osariik teistest väga palju. Erinevate kultuuride suur mõju
tähendas, et peamiseks räägitavaks keeleks oli prantsuse keel. Ametlikud dokumendid olid hispaania keeles ja ametlikuks usundiks oli katoliiklus. Peale selle olid paljud valged lõunaosariikide elanikud vastu ideele, et värvilised inimesed võiksid omada orje ja ettevõtteid ning et orjadel oleks võimalus oma vabadus välja teenida. Marie Laveau oli suurepärane näide kultuurilisest mitmekesisusest, mis New Orleansis eksisteeris. Ta oli vaba värviline naine, kellel oli Aafrika, Põlis-Ameerika ja Prantsuse päritolu. Tema varajase elu kohta on vähe teada, kuid on teada, et üles kasvades käis ta peaaegu iga päev missal. Marie kasvas tõenäoliselt üles oma vanaema kodus, kus ta õppis juuksuriks. New Orleansis segunesid Rooma katoliku kombed voodooga. Näiteks uskusid selle järgijad jumalasse, kuid suhtlesid ka esivanemate vaimudega. Voodoo rituaalid köitsid Marie. Paljud neist tavadest pärinesid tema emalt ja vanaemalt. 4. augustil 1819 abiellus Marie Laveau Jacques Parisiga Püha Louis katedraalis. Selle suhte kohta on vähe üksikasju, kuid on teada, et Jacques oli vabavärviline mees, kes töötas diislerina. Ta oli Haitil toimunud revolutsiooni ajal põgenenud põgenikuna New Orleansi, nagu tuhanded teisedki. Marie suhe Jacques'iga pidi olema alanud mõned aastad enne abiellumist, sest neil sündis tütar Félicité 1817 aastal ja Marie Angie 1820 aastal. Pühale Louis katedraali ristimisraamatud tõestavad seda. Kuid 1820 aastatel kadusid kõik kirjed Marie tütarde kohta. On võimalik, et nad surid. Samal ajal arvavad teised, et neil polnudki tegelikult lapsi. Arvatakse, et Jacques Paris suri 1820 aastal, kuid tema surma kohta pole dokumente, vaid ainult märge tema tütre ristimiskandes. See ootamatu kadumine on üks paljudest saladustest, mis ümbritsevad Marie elu. Küll aga on teada, et umbes sel ajal hakkas ta end nimetama Parise leseks. Marie armus taas 1826 aastal Prantsuse päritolu aadliku nimega Louis Christophe Dumesnil de Gapillon. Ta oli jõukas valge härrasmees, kes pärines silmapaistvast New Orleansi perekonnast. Sel ajal oli eri rassidest paaridel keelatud abielluda. Sellegipoolest kestis nende suhe kuni Gapilloni surmani. Teatatakse, et paaril oli 15 last, kuid andmed näitavad, et Marie Laveau vaid sünnitas 7. Kahjuks 3 neist sulid imikueas. Arvatakse, et tema noorimast tütrest sai kurikuulus Marie teine, kuid me ei saa selles kindlad olla. Marie elu New Orleansi voodoo kuningannana on ümbritsetud kuulujuttude ja spekulatsioonidega. Keegi ei tea, kuidas ta sai voodoo kuningannaks, kuigi mõned arvavad, et ta õppis Sainit Tede ja Marie Salopi käe all või võib-olla isegi kuulsa doktor Johnny juures. Siiski oli tõenäoliselt just tema ema ja vanaema õpetused need, mis aitasid tal sellele positsioonile tõusta. Millal täpselt ta sellise tuntuse saavutas, pole samuti teada, kuigi tõenäoliselt juhtus see kusagil 1840. aastatel. Ühes 1869 aasta ajaleheartiklis mainitakse, et Marie Laveau oli veerand sajandit valitsenud voodoo kuningannana. Vabade, värviliste inimeste elu oli New Orleansis ebakindel, sest nad elasid vaesuse ja orjuse piiril. Sellest hoolimata toetas Marie oma kaaslinlasi ja oli tuntud oma suure mõjuvõimu poolest linnas. See oli suuresti tingitud tema juuksuri ametist, kuid ka sellest, et Marie püüdis teada saada kõik, mis võimalik New Orleansi inimeste kohta. Marie sättis linna kõige mõjukamate naiste juukseid ja kasutas seda enda kasuks. Ta pööras alati suurt tähelepanu oma eliidist valgete klientide saladustele, kaebustele ja kuulujuttudele. Kõik see aitas tal saada kasulikku teavet, mistõttu paljud uskusid, et tal on ennustamisvõimed. Tema maine oli selline, et politsei kartis temaga vastamisi minna. Arvatakse, et Marie korraldas sageli voodoo rituaale oma kodus St. Anne tänava majakeses.
Samuti tantsis ta Kongo väljakul ja juhtis voodoo-tseremooniaid Pontreguini järve kallastel jaaniõhtul. Öeldi, et ta kõndis tänavatel, nagu need kuuluksid talle, ja tantsis, justkui oleks ta vaimude maailma peremees. Marie oli isegi tuntud selle poolest, et tantsis koos oma Mao Le Grande Zombiga, kes oli New Orleansi voodooistide seas peamine kummardatav maovaim. See sümboliseerib tema võimu voodoo kogukonnas. Legend räägib, et tema võimed tegid ta kardetuks, kuna levisid lood sellest, mis juhtus nendega, kes teda solvasid. Kuigi linnas oli ka teisi voodoo kuningannasid, oli just tema mõjuvõim see, mis tegi temast kõigi teiste üle valitseva voodoo kuninganna. Mariel oli lai valik võimeid, alates loitsude tegemisest kuni eksortsismide läbiviimiseni. Tema tegevused tõid talle isegi korraliku sissetuleku amulettide, mida nimetati grigoorideks, müügist. Need pärinesid Aafrikast ja arvatakse, et need toovad õnne või kaitsevad kandjat kurja eest. Voodoo kuningannaks peetud naine arvatakse olevat toonud vaimudele ohvreid ja isegi tegutsenud oraaklina. Tema poolt pakutud kummalised joogid, keerulised rütmid ja rituaalid ning tema esimese partneri äkiline kadumine panid paljusid uskuma, et ta sepitses kuradiga. 20. sajandi alguse kohalik kirjanik John Kendall kirjutas: pärast pimeduse saabumist võis näha tõldasid Marie ukse ette veeremas ning looritatud daame elegantsetes rõivastes välja astumas ja kiirustamas sisse, et osta seda, mida vana nõid müüs. Kahtlemata pettur, kuid raha voolas tema sülle kuni tema kurja elu viimase päevani. Muidugi oli härra Kendall üks paljudest valesti informeeritud inimestest, kes uskusid, et voodoo on kuidagi seotud musta maagia või tumedate kunstidega, kuid see ei saanud tõest kaugemal olla. New Orleansi voodoo põhiväärtus on kaitse ja tervendamine. Marie kodu oli turvaline keskkond kõigile, kes seal elasid või külastasid. See oli täidetud pühakute kujutistega ja oli teada, et ta käis peaaegu iga päev katoliku missal. Kahtlemata oli Mariel tugev soov oma kogukonda aidata, pakkudes kohalikele abi. Kui vabad värvilised naised kuritegudes süüdistati, maksis Marie sageli nende kautsjoni, andes neile vabaduse kuni nende süü tõestamiseni. Lisaks lõhutas ta vange toidu ja palvetega ning pakkus neile juhatust lunastuse poole. Samuti on märgitud, et Marie toetas paljude orbude haridust ja tuli appi paljudele Põlis-Ameerika naistele. Tema lahkus teiste vastu oli nii suur, et teda peeti lausa elavaks pühakuks. 1855, lugend aastal, suri tema eluaegne kaaslane Christophe Clapillon. Kahjuks jättis ta Mariele palju võlgu. See koos tema heategevusliku loomusega pani ta väga raskesse rahalisse olukorda. Sellest hoolimata jätkus tema pühendumus New Orleansi rahvale. Kehvad sanitaartingimused koos linna subtroopilise kliima ja sagedaste üleujutustega põhjustas paljude haiguste ja kollapalaviku epideemiate levikut. Kahjuks tol ajal kättesaadav ravi ei aidanud ja tegi olukorra hoopis hullemaks. Ravimetoditeks olid verelaskmine, oksendamisvahendid ja lahtistid. Teisalt olid afrokreooli medõdede, nagu Marie, pakutud looduslikud ravimid palju tõhusamad. Need naised tegid koostööd koguduse preestritega ning andsid patsientidele toitvaid taimeteesid ja värskendavaid vanne. Kahjuks lähenes kodusõda ja olukord muutus Marie ning teiste voodoo praktikute jaoks palju hullemaks. Rassilised pinged viisid New Orleansis uute seadusteni, näiteks voodoo-tseremooniate keelustamiseni. Pärast kodusõda ja emantsipatsioonikuulutust hakkasid valgete ülemvõimu pooldajad voodžud halvustama ja seostama seda kurjusega. Kahjuks pilkasid mõned nende tantse ja rituaale, nimetades neid orgiateks, samas kui teised väitsid, et need tavad tõestavad aafriklaste harimatust. Aastate möödudes Marie vananes ja nõrgenes, muutudes aegamisi üha vaesemaks. Hiljem suri ta oma majakeses 15. juunil 1881. Tema matustel osales suur ja mitmekesine inimrühm, sealhulgas valge eliidi liikmed. Samuti tulid tuhanded inimesed tänavatele, et avaldada austust naisele, kes oli nii paljusid aidanud. Seejärel maeti ta St. Louis'i kalmistule number 1.
Tunnustatud kirjanik Lafadio Hiran nimetas teda üheks kõige lahkemaks naiseks, kes kunagi elanud. Tolle aja ajakirjanikud kirjeldasid teda kui pühakuliku kuju, kes hooldas haigeid ning palvetas lakkamatult surnute ja hukkamõistetutega. Marie Laveau elu ja legend elavad tänaseni edasi. Igal aastal külastavad tuhanded inimesed tema hauda New Orleansis. Mõned lood tahaksid meid uskuma panna, et tema kummitus uitab siiani linnas ringi, kuid see ei vasta tõele. Suur osa tema loost on endiselt ümbritsetud saladuslooriga. Tõde on see, et me ei saa kunagi päriselt teada, mil määral ta tegelikult voodoo kuninganna oli. Aga tema elu on olnud inspiratsiooniks paljudele raamatutele, lauludele, telesaadetele ja filmidele. Siiski rõhutab ja liialdab enamik neist tema võimeid voodoo kuningannana. Tere kõigile ja suur tänu, et kuulasite. Tahaksin tänada Forgotten Livesi, et mind tänasesse episoodi kutsusid. Ta on järgmisel nädalal tagasi, et teid kõiki taas lõbustada. Aitäh, kutid! Hoidke end!